Harilik kopsusamblik asustab vanu leht ja segametsi, aga ka puisniite ja mõisaparke. Ta kasvab haabadel ja laialehistel puudel. Kuigi kopsusambliku leidub üle Eesti, kahaneb talle sobivate metsade hulk pidevalt, mispärast on ta arvatud Eestis riikliku kaitse alla. Kopsusambliku suur lehtes keha on kuivanud hallikas, märjalt aga erkroheline. Tema hõlmad on kandilised ja pealispind roideline lohklik. Seepärast meenutab kopsusambliku alakülg pisut kopsukudet. Kopsuhaigusi see samblik siiski ei ravi, nagu keskajal ekslikult arvati. Sageli võib kopsusambliku pinnal näha valkjat puru, mis on vajalik levimiseks. Heades tingimustes kasvav kopsusamblik levib ka eostega. Selleks tekivad samblikule pisikesed punakas-pruunik kettad. Need on seene viljakehad. Võib öelda, kes kord kopsusambliku näinud, ei unusta teda kunagi. Kõik videoõigused kuuluvad Eestimaa Looduse Fondile. Nende projekt Naturali Est Life on rahastatud Euroopa Liidu LIFE-programmi poolt. Lisaks toetavad keskkonnaga seotud kommunikatsiooniprojekti Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus ja teised projektipartnerid. Olgugi et kvaliteetse sisuga ei kajasta see video siiski Euroopa Komisjoni ametlikke seisukohti.